Oleme tulnud Tallinna Ülikooli, kus teadus toimub aastaringselt ning seda ka väljaspool klassiruumi. Nimelt täna ei kirjuta me uurimistööd ega vii läbi küsitlusi, vaid me läheneme asjale natuke omamoodi. Meie teeme luuret. Mis maailm peitub seal, kuhu keegi meist oma käe sisse ei topiks? Seal, kuhu on kogunenud, eksinud ja hüljatud? Mis jälje jätavad endast tudengid prügikassidesse? Ja kas nad sellega sorteerivad? No nii, leidsime selle tiksi paberi sealt segaolmest. Nagu näha, on see ikkagi tühi, korralikult ära söödud. Tudengitel on energiat vaja ja energiat nad ei raiska. Toitu me ära ei viska. Pea kõigil ülikooli peal olevatel prügikastidel on eraldi kotid eri tüüpi jäätmete jaoks. Eristatud on segaolme, biojäätmed, puhaspakend ja taara. Kas sina tead, kuhu panna enda kilekotid? Mina näiteks ei teadnud, aga õnneks on meil olemas siuksed ilusad tabelid, kus saab järele vaadata. Kas teadsid, et Eestis tekib iga aasta iga elaniku kohta 375 kilogrammi olmejäätmeid? Üpris oodatavalt oli meie peamine leid igasugune joogi- ja söögipakend. Kohati leidus ka kellegi üksik hüljatud kodutöö ning mõne vaese hinge parkimistrahv. Leidsime praegu selle siit segaolmejäätmest, aga tegelikult käib see hoopis siia puhtasse pakendisse. Eestis visatakse iga päev ära mitusada tonni söömiskõlblikku toitu. Ülikooli peale ringi uurides me aga õnneks ühtegi raisatud toiduesemet ei leidnud. No nii, tänaseks vist seiklamises aitab. Leidsime päris palju huvitavat, alates magusast tampsust kuni parkimistrahvini välja. Aga teadust ei tohiks ikkagi teha väsinuna ega tühja kõhuga, nii et tänaseks aitab.